Mina olen Janis ja täna me hakkame grillima. Käes on kõigi eestlaste lemmikhooaeg, grillihooaeg. Täna me hakkame grillima kanakoiba ja me teeme selle kanakoiva juurde sellise suitsuse mõnusa barbecue marinaadi, mille sisse paneme sidrunit, ürte, oliivõli, balsaamikut, natukene maitseainesegu, natuke suhkrut. Kõige olulisem asi grillimise juures ongi marinaad. Kui see hästi teha, siis edasi on juba lihtne. Aga hakkame otsast minema. Alustame rohelisest. Meil on siin petersell, küüslauk. Ma arvan, et mu kõige lemmikum köögivili. Hea marinaadi juures on oluliselt 3 asja. Meil on vaja magusust, meil on vaja hapet ja meil on vaja soola ja meil on vaja aromaatseid koostisosasid, nagu need ürdid. Petersell, rosmariin, koriander, basiilik. Nende aroom tuleb veel eriti hästi esile, kui see liha lõpuks grillile panna. Nii, meil on siin kenasti hakitud küüslauk, natukene ürte, koriandrit, paneme kõik ära. Sojakaste. Sojakastet on väga hea kasutada alati, kuna ta annab sellele soola ja annab sellele lihale ka ilusa värvi. Sidrun. Sidrunist me tahame kasutada nii koort kui ka mahla. Kellele meeldib vürtsikas, võib panna terve tšilli, kellele vähem vürtsikas, siis sobib ka väike tükike. Siin on meil veel natukene basiilikut, paneme kõik ära, mida näeme. Oliivõli ja natuke balsaamikut. Ma natuke veel. Natukene pruuni suhkrut. Jahvatatud paprika ja natukene suitsupaprikat. Suitsupaprika on mul ka üks lemmik maitseaineid. See annab sellise mõnusa, robustse suitsuse maitse. Ja paprika annab sellele grillmarinaadile ka korraliku värvi. Lisame siia marinaadi veel natukene tšillit. Kes soovib vürtsikamat, muidugi lisab seda rohkem. Ja meil on siin veel kuivatatud rosmariin. Põhimõtteliselt kõik ürdid, mis köögist leiad, võid sisse panna. Ja siin ta on. Ilus. Et asi oleks õige, tuleb marinaadiga maitsta. Väga hea. Ja võtame siis siit meie peategelase, kanakoib. Ega temaga midagi rohkem tegema ei pea, ta on ilusti puhastatud ja valmis marineerima. Võtame siit ühe suletava koti, paneme oma kanakoivad siia sisse. See on selline lihtne, mugav ja puhas viis, kuidas liha marineerida. Ja siit läheb peale meie äsja valmis tehtud marinaad. Paneme koti kinni, natuke masseerime selle marinaadi siia kana sisse. Ja nüüd jätame ta 24 tunniks külmikusse marineeruma. Teeme selle kana juurde ka väikse ja lihtsa lisandi, grillitud šampinjonid. Seda lisandit on eriti kiire ja lihtne teha. Sul on vaja šampinjone, küüslauku, rosmariini, koriandrit ja peterselli. Need on siin kenasti hakitud. Võtad terved šampinjonid. Siit ei ole vaja mitte midagi maha lõigata. Läheb nii nagu on. Suletav kott. Paneme šampinjonid sisse. Lisame küüslaugu ja ürdid. Pipart. Soola. Oliivõli. Paneme kotti kinni, raputame need siin läbi ja jätame koos kanaga marineeruma. Meie kana on nüüd kenasti marineerunud.
seened samamoodi, saanud natuke aega. Hakkame grillima. Kana puhul on oluline taaskord see grill korralikult kuumaks ajada, et see rest oleks maksimaalselt kuum, kui me need sinna peale paneme. Ja pärast kuumust natuke maha keerata, et ta saaks kenasti küpseda. Kana puhul võib kasutada ka lihatermomeetrit ja kontrollida, et oleks seest 75 kraadi. Siis ta on kindlasti valmis. Seentega on nüüd niimoodi, et need on meil siin kenasti valmis. Kuna need on päris suured, siis me lõikame nad pooleks. Paneme vardasse. Paneme need seened korra siia kõrvale ja vaatame korra selle kana olukorra üle. Paneme siis need grillile. Võime taaskord seda resti natuke pintsaldada. Paneme need grillile. Mis siin ikka? Marinaadi jätame praegu alles, sellega saab seda kana veel pintsaldada. Ja siia kõrvale paneme ilusti seenevardad. No nii, meie kanad on vahepeal grillil täitsa valmis saanud. Serveerimine selle kõige juures on ka väga oluline. Vahepeal on valminud ka seened. Ma tegin ülejäänud marinaadist, keetsin vahepeal köögis ühe mõnusa kastme. Seda saab kohe siia peale panna. Ja ülejäänud siia kõrvale. Ja siit on puudu veel ainult natukene rohelist. Kui sa nüüd ise ei viitsi üldse teha seda marinaadi, siis Lidlist saad muidugi valmis tooteid. Head grillimist!